Kas sina tead, mis on diskursus? Ei. Kas teie teate, mis on diskursus? Ei tea. Kas sina tead, mis on diskursus? Ei tea. Kas sa tead, mis on diskursus? Oh ei. Mis asi see diskursus siis nüüd ikkagi on? Kas teie oskate rääkida? Ei oska. Kuna ma alles õpin seda asja särki-värki, siis ma ei ole väga kursis nende asjadega. Sina tead, mis on diskursus? Ei tea. Kusjuures kõige naljakam on see, et ma olen seda uurinud igalt poolt ja meil inglise keeles oli nagu, et öeldakse, et discourse on ju, et noh, et väga lihtne ju, aga ma ei ole siiamaani aru saanud veel. Kas sina tead, mis on diskursus? Enam-vähem, jah. No mis see on? See on mingi keeruline asi. Ma praegu ei oska seda öelda, mis see on, aga... Mis on diskursus? Diskursus. Kui ma hästi mäletan, siis ta oli meil esimesel kursusel või? Vist küll, aga rohkem ma ei tea tast midagi. Mis sulle temaga seoses meelde tuleb? Igasugused veidrad juhtumised, mis kajastusid listis. Kas teie teate, mis asi on diskursus? Ja see on selle arutelu peab tekkima nagu mingi kindla teema üle. Et selline mõtestus, et keegi räägib ja siis inimesed mõtlevad ja hakkavad selle teemal nagu ise sõna võtma. Minu arvates. On nõus temaga? Mis on diskursus? Oh jumal, see on nii keeruline sõna. Siis, kui tahad edevalla ja tark, siis ütled niisuguse sõna. Siis ütled alati võõrsõna. Mis asi see diskursus siis ikkagi on? Äkki teie oskate aidata? Jaa, eks seda võib ju mitmel viisil näha, kuidas keegi seda vaatab. Noh, ta on ikkagi, kuidas mina olen seda lahti seletanud, on see üks niisugune tõlgendusviis või ka läbielamisviis sagedasti. Noh, mitte lihtsalt käsitlusviis, aga üks niisugune esitus ja tõlgendusviis. Ja noh, siis me võime tõesti rääkida, et tekivad siin erinevad tüübid ja repertuaarid ja kõik muud kaunid asjad. Kuidas sa iseloomustaksid Tartu linna? Tore. Mis oli kõige õudsem küsimus, mis sul seal vastuvõtu vestlusel küsiti? Küsiti siuksed küsimusi, millele oskasin vastata. Kuidas sa iseloomustaksid Tartu linna niimoodi mõningate omadussõnadega? Ilus. Palju noori. Ja päiksepaisteline. Kuidas sinu arust sünnib eetiline ajakirjanduslik lugu? Ma arvan, et seal on vaja väga palju infot tankida ja sellest suhteliselt nagu subjektiivne peab olema. Kuidas sinu arust sünnib pressiteatest ajakirjanduslik lugu? Kuidas saada oma pressiteadet lehte üldse? Ma pean hakkama pikalt arutlema. Lähen mõne targa inimese juurde ja ütlen, et siuke asi on ja siis ta tutvusi peab olema. Kui ma paluksin sul iseloomustada Tartu linna mõningate omadussõnadega, kuidas sa seda räägiksid? Igav ja väike. Milline peaks olema eetiline ajakirjandus? Kuidas peaks kirjutama ajakirjandusliku loo niimoodi, et see oleks tasakaalus ja aus? Sellega on nüüd ka selline asi, et ma tean küll, et teoreetiliselt peaks nagu olema esindatud kõik osapooled ja kõik see nagu tavaline jutt on ja. Aga minu meelest on niimoodi, et ajakirjanik ei tohiks olla, eriti tähtsates asjades ei tohiks olla väga selline objektiivne, vaid peaks ikkagi nagu kujundama mingisugust, panema sinna ka enda arvamust sisse, näiteks kui ta kirjutab artiklit. Sellepärast, et näiteks ajalehes saab seda väga kergesti tasakaalustada nende teise poole esindajatega. Et minu arust on nagu niimoodi, et just tähtis on see, et ajakirjandus üleüldiselt oleks objektiivne, mitte nagu iga ajakirjaniku eraldi töö. Aga ma võib-olla ei saa sellest asjast veel korralikult aru, et nagu... Tšau, mida sa rebastest arvad siiani? Toredad rebased on, ma ei tea neist mitte midagi, ma ei tunne kedagi neist. Miks sa ei tunne? Nad kardavad mind, ma olen tuutor. Hei, kuidas sulle esmakursuslased tunduvad? Liiga tagasihoidlikud. Ei pööra piisavalt palju tähelepanu vanematele kursustele ja austa neid piisavalt. See on minu arvamus. Kuidas see austamine välja peaks nägema? Ma ei tea, võib-olla see on tänapäeva ühiskonna viga, aga kuidagi mul on olnud situatsioone, kus nad on käitunud piisavalt ülbet. Mida peaks parandama?
võib-olla kommunikatsiooni, et me peaks üksteisega rohkem suhtlema. Mis värvi on armastus, kui teaks küll oleks hea. Mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus, kui teaks küll oleks hea? Mis värvi on armastus? Hetkel tumme punane,